tulime siis alukseks Toyota Rally 2-ga. Et see on ka Eesti meistrivõistluste siis esimene etapp, et meil hetkel ongi siis selline plaan, et sõita Eesti meistrivõistlused Rally 2 autoga ja Läti meistrivõistlused siis enda Škoda Proto autoga. Et kuna see oligi esimene etapp siis mõlemal, siis saigi otsus tehtud, et tuleme siia juba siis Rally 2 autoga. Et jah, eks see vajab päris palju harjumist ja õppimist. Rally lõpuks saime juba aimu, kuidas selle autoga nagu päriselt sõitma peab. Sõidu mõttes on päris palju erinev enda protoautost. Et ilmselgelt, et üks ongi tehase auto, teine on enda ehitatud auto. Et eks seal on nüansid, eks meil sealt käib selle pealt siis ka enda auto arendamine, et saada sarnaseks kilometraaži poolest, et saaks just sellist kiiret kilometraaži, sarnast kilometraaži autodega. Et aga ei, selles suhtes ma arvan, et ralli jooksul õppisime väga palju, proovisime erinevaid sõidustiile, autod seadistasime ja ka ei, ma arvan, et ma ise võin sellega siin täna päris rahul olla. Tulid nelikveolise autoga alustas välja, mis on eellugu? Eellugu on see, et kui BMW maha müüsin, siis tegelikult oli kohe mõte, et tahaks proovida nelikveolise auto ka sõita. Siis esimene proov oli Saaremaal, see nagu väga hästi õnnestunud. Et see auto ei teinud päris neid asju, mis mina tahan või ma eeldasin autost rohkem võib-olla. Et ei klattinud seda ära lõpuks. Aga seekord siis ära Aarma lõpuks oli nõus oma auto maha müüma ja siis mõtlesin, et tuleks ikkagi teeks selle Aluksne ralli ära ja algul ei olnud ka kaardilugejat, aga õnneks helistas mingil ajal Arvo mulle küsis, et kas ei ole vaja, et ta võiks tulla. Ja siis sealt see plaan kerima hakkaski. Ja ega me tegelikult tulime suht külmalt peale, et ühtegi testi me ei teinud. Kahekesi koos autosse istusime alles siin Service Pargis, ütleme enne esimest AKP-d. Et sellepärast algul natuke oli võib-olla konarlik, aga lõpupoole nagu tunne läks juba nagu paremaks, et eks siin nagu seda varu on küll, et seda autot tühjaks sõita, et siin on ikka ruumi palju veel. Aga eks vaatame, äkki hooaja lõpuks hakkab paremaks minema see asi. Mismoodi te selle rütmi nagu paika ajasite, et hakkasite nagu vaikselt minema või seda kalli? Selle esimesel katsel nagu, ma tegin selle klassikalise vea nagu, et küpsetasin pidurid ära, et klattisin nagu sellega kohe hoogu, aga need said poole katse pealt otsa ja siis teine pool selle eilsel katsel, mis väga kitsas oli, et see ilma piduriteta oli päris õudne nagu, et aga saime Vinississe ja servises korda ja siis teine läbimine nagu tegelikult oli juba parem, et ja täna ka seda rama rütmi, et Arvo kippus algul nagu kiirem olema kui mina, aga lõpuks me saime ikka nagu ühtses rütmis, et hakkas päris hästi klappima juba. Keeruline ja lumine ralli, et kuidas rütmi paika saite ja kuidas päevad minema hakkasid? Eks ta läks nagu läks, et eks alati saab ka paremini. Et me tegime testi küll, aga me tegime testi nii aeglastel teedel, et siin ei olnud väga kasu ja olgem ausad, meil oli tegelikult algusest peale autoga ka väiksed mured, et päris õiget jõudu me sealt välja ei saanud, aga ei selles suhtes, et esimene päev oli okei ja siis pärast seda hoidsime suht tempot lihtsalt. Esimene ralli, klassi võid käes, et kui keeruline võistlus oli? Jah, et tegelikult oli ikka päris keeruline, et kõik need pikad kurvid, pikad sirged, nukid, kõik suured hood, et tegelikult esimene päev oli ausalt öeldes natukene isegi lihtsam kui teine päev. Kui esimene päev oli pimedas ja 2 pikki katset, et üsna üllatav on kuulda, et see oli lihtsam. Jah, et ma ei tea, mulle kuidagi meeldis katse palju rohkem ja kuidagi jah, kahjuks küll esimesel läbimisel saime küll red flagi, kuid teine läbimine saime siis ikka AO-ga sõita. Muidugi rada oli hästi vahelduva tempoga, et kui keeruline seda rütmi hoida oli ja kuidas oli? Väga keeruline ei olnudki, et kui legend oli paigas ja kõik oli kaardilugejaga kõik klappis, siis oli nagu väga mõnus oli sõita, et kindlasti üks lemmikutest rallidest minu rallikarjääri jooksul. Sellest, et eile õhtu kaks pikka katset pimedas päris olulise kaaluga lõpptulemuses, kuidas käima saite, kuidas välja tulid? Eile ei saanud tegelikult, esimese peale ei saanud üldse käima, meil vahetasime tuled ära enne võistlust, siis proovisime seal Türil, kus ma elan seal metsa vahel natuke neid tulesi vaikselt sõites, aga kui nüüd siin päriselt võistlustele metsa vahele jõudsime, siis need tuled olid täiesti paigast ära ja ega meil seal mingisugust nähtavust eriti ei olnud. Aga siis servises muutsime jälle asende ringi ja siis teine läbimine saime juba niisuguse normaalse tempo peale.
tänane päev oli selline, kord oli kitsas ja siis oli laiem ja kohati oli kruus väljas ja siis oli lumine, et kui keeruline täna sõita oli? Esimesed läbimised olid pigem okeid, seal ei olnud nagu olude poolest midagi halba, aga ka hommikul läks jälle veits enda otsimise peale ja siis teise katse vist äkki võitsime natuke lätlase ees seal mingi väikse vahega. Ja siis kolmandal oli jälle lätlane vist natuke peal. Olude poolest oli siuke okei, et Aluksnes on väga vahvad ja vahelduvad teed. No siia Aluksne talverallile tulek oli üldse keeruline, et tellisime endale uued naastud, aga kui need naastud jõudsid kohale üks päev ennem rallit, et siis tuli välja, et seal oli 70 naastud puudu ja proovisime ja ei õnnestunud nendega sõita. Siis hakkasime sõprade käest nagu 16-seid piike otsima ja saime siis mitte siis päris korralikke ja need sai alla pandud ja jõudsime siis lõpuks Aluksnesse. Et siis esimene päev hakkas, meil hakkas niimoodi, et sõiduauto tegi seal avarii ja meil jäi see katse ära. No siis otsime pöialt, et teine katse toimub. Teine katse siis läks lahti, oli ka mingi väikse viivitusega ja õnneks saime selle sõita. Pimedas muidu tavaliselt sõit välja ei tule, aga seekord nagu õnnestus, et olime teistest ees. Ja järgmine päev siis sai ka siin mõni katse sõidetud, vaatasime, et juba edu oli nii palju ja siis mõtlesime, et ei tasu hulluks minna ja laseme kindla peale ja täna siis viimane katse ka, et ütleme, viimase piiri peale ei sõitnud, aga õnnestus see punktikatse ka võita ja ütleme, igati korda läinud ralli ja ütleme, et tänu sponsoritele ja mehaanikutele, et see koht täna tuli ja kõigile suured tänud, kes aitasid.